Head kuulajad ja vaatajad. Oma eelmises kommentaaris olin taaskord sunnitud peatuma Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide juhtkonna reaalsusest irdunud soovmõtlemisel. Kuigi kõigis Ukraina konflikti käsitlevates sõnavõttudes rõhutab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et Euroopa Liidul peab olema rahuplaanis keskne roll, ei veena see juba ammu mitte kedagi peale kõneleja enda. Ja kui liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ütleb, et blokil on Ukrainas rahu saavutamiseks selge plaan, mis koosneb 2 punktist, Venemaa nõrgestamisest ja Ukraina toetamisest, siis ei suuda ta sellele visioonile pakkuda vähegi usutavat sisulist täidet. Kirjeldades soovmõtlemise ohtlikkust on tuntud Saksa majandusteadlane Thilo Sarrazin tõdenud, et utoopiline mõtlemine ei ole maailmas kadunud, kuigi nii ammused kui ka praegused sündmused näitavad, et eluvõõras unistamine ei vii kuhugi. Poliitikas tegutseja võib olla utopist, idealist, realist, võimunäljas psühhopaat või keegi tavaline inimene, kes ühes poliitilise võimuga tema käsutusse saavaid ressursse ära kasutab ja ümber jagab. Tõeotsija ta aga pigem ei ole, kuna reeglina on poliitikas tegutsejad tõe otsimisest lihtsalt loobunud. Olukord, kus liidu tuumikriigid on Brüsseli bürokraatia liidist lähtuvale retoorilisele tühikõnele käega löönud ja isepäi tegutsema asunud, peaks tegema ka ettevaatlikuks. Muuhulgas kõneleb peegeldubade labyrinti eksinud formaalsete juhtide autoriteedi olematusest fakt, et Trumpi rahuplaanile esitatud vastuettepanekud töötas välja mitte Brüssel, vaid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa troika. Kusjuures ilma liidu liikmesriikidega koos kõlastamata esitatakse seda kui Euroopa paketti. Peaminister Kristen Michal saab informeeritud viimases järjekorras ja mõistagi annab soovide nimekirjale Eesti rahva nimel oma allkirja. Veel aasta tagasi kinnitas toonane peaminister Kallas, et Eesti on saavutanud lääne võimuringkondades erakordse kuuldavuse ja nähtavuse. Mäletate? Meile kinnitati, et oleme oma liitlaste silmis usaldusväärsed partnerid, kelle seisukohtadega arvestatakse. Just samuti kinnitati meile, et Euroopa Liit on täna ühtsem ja tugevam kui eales varem. Paljude teiste propagandakoori liikmete seas väitis Tallinna Ülikooli riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhete lektor Benjamin Klaše, et Venemaa on rahvusvaheliselt isoleeritud, samal ajal kui sõda on ühendanud Euroopat enam kui kunagi varem ja toonud kaasa suure muutuse Euroopa julgeolekustruktuuris. Jah, tuleb tõdeda, et suure muutuse tõi sõda kaasa tõepoolest. Euroopa pehmelt voodilt tõmmatud paks Ameerika tekk tõi nähtavale soojas pesas mõnulaja ammu pesemata ja tõsiste haigustunnustega jalad. Elementaarsele hügieenile ja meditsiinilisele auditile sülitades püütakse ka läbi ajada aina tugevama toimelisi tablette manustades. Kui Kallas raiub, et kestva rahu kehtestamiseks tuleb Venemaale sätestada kohustusi, mis piiraks selle võimalust uueks rünnakuks Ukraina või mõne teise riigi vastu, loob see kurva paralleeli Hitleri viimaste päevadega Führer bunkeris. Koristage oma kaardid ja raportid. Ma nõuan vastase hävitamist. Kapitulandid hukatakse tänaval. Pole ime, et sellistest inimestest hakkavad eemale hoidma mitte ainult Euroopa riigipead, vaid lõpuks isegi protežeeritav Zelenski. Kõnealused vahetavad informatsiooni ja koordineerivad tegevuskavasid Brüsselist targu mööda minnes. Ka Kallas oli viimaks sunnitud tunnistama, et ehkki ta on ukrainlastega pidevas kontaktis, pole talle küpsetatava rahuplaani viimast versiooni esitatud. Ja nagu sellest oleks veel vähe, selgus ühtlasi, et USA välisminister Marco Rubio on keeldunud Kallasega kahepoolsete kõneluste pidamisest. Informeeritud allikate sõnul on Kallast Ukraina rahukõneluste ajal sihilikult rambivalgusest väljas hoitud. Asjaolu, et Kallast eirab isegi neokonservatiivne sõjapistrik Rubio, keda peetakse Trumpi meeskonna kõige Euroopa-meelsemaks liikmeks, annab Euroliidu kõrge välisesindaja tööle hindeks vaieldamatu mitte rahuldava. Tänu Kallase diplomaatia klassile on Brüssel niisiis mitte ainult välistanud suhtluse Moskvaga ja eiratud Washingtoni poolt, vaid temaga ei arvesta enam isegi Euroliidu tuumikriikide pealinnad. Niinimetatud Trumpi rahuteesid ei paljastanud siiski mitte ainult Euroopa killustatust ja Brüsseli bürokraatliku eliidi põrmustuvat autoriteeti, vaid heitsid valgust ka ebakõladele USA valitsuses. Välisminister Rubio vastandlikud sõnumid andsid ainest kuulujuttudele tema soovist rahuplaanist distantseeruda, eriesindaja Steve Witkoffi kahtlustati mingi hämara PR-operatsiooni korraldamises ja Venemaa USA lähenemise taga nähti Trumpi klanni ärihuve. Süvariiklasest mõttekodalase Edward Lucase hinnangul näis Ukraina jõuetu Euroopa ja tiilitava USA taustal nõrga ja isoleerituna.
Asjaolu, et USA kunagine kõige olulisem liitlane Euroopa jäeti alandaval kombel suurvõimude aruteludes kõrvale, rõhutas ka Lucase hinnangul transatlantilise alliansi allakäiku. Nii sai lääs kognitiivse sõja lahinguväljal rängalt lüüa, aga selle põhjustajaks oli ikkagi tema ise. Samas olid paanika ja karmide entõõnsate avalduste tegemine reaktsioonina masendavad. Lucase hinnangul jäävad käesolevat aastat iseloomustama paljud näotud sündmused, luhtunud diplomaatilised gambiidid, poolele teele jäänud tippkohtumised, kibedad sotsiaalmeediapostitused ja muud pealkirjadesse jõudvad sündmused, millele järgneb palavikuline diplomaatiline tulekustutamine ja seda ilma igasuguste konkreetsete tulemusteta. Euroopa juhid oleksid pidanud koheselt haarama initsiatiivi ning muutma jõudude tasakaalu, seda nii Venemaa teemal kui ka NATOs või mis tahes sellest on järele jäänud. Aga seda ei juhtunud. Selle asemel ollakse kuude kaupa arutlenud Venemaa külmutatud varade hõivamise üle. Igal tippkohtumisel on otsustamist edasi lükatud, nüüd aga on selle raha tulevik üks USA ja Venemaa läbirääkimiste punktidest. Seejuures on Trumpil õigus süüdistada Euroopat kahepalgelisuses. Kuna ikka veel ostab blokk Venemaalt miljardite eest nii naftat kui ka gaasi, toetades seeläbi Moskva sõjamasinat suuremate summadega, kui leitakse Kiievile. Mõnede hinnangute kohaselt on Euroliit alates 2022. aasta veebruarist maksnud Venemaale energiatoodete eest 311 miljardit eurot, toetades samal ajal Ukrainat 187 miljardi euroga. Nagu nähtub, tabavad kehtestatud sanktsioonid Venemaad tõesti hirmus valusalt. Euroopa juhid on Ukrainat toetamislubadustega üle külvanud, koostanud hiiglaslike kaitsekulutuste ettepanekuid ja sõnastanud isegi plaane Euroopa sõdurite Ukrainasse saatmiseks. Aga ikkagi jääb raha vajaka, et katta Kiievi hinnanguliselt 60 miljardi dollari suurune eelarve puudujääk. Kõige olulisemaks probleemiks Euroopa jaoks näibki olevat saanud raha. Kulutamine on ju alati poliitiline valik ja iga suurema liikmesriigi majandus, nagu ka Ühendkuningriigi oma, seisab silmitsi sarnase probleemistikuga. Paisuvad kulutused, eelarve puudujääk ja võlakriis. Olukorras, kus külmutatud Vene varade hõivamine näib ebaõnnestuvat, kavatsevad eurobürokraadid tagada Ukraina hädapärasegi vee peal püsimise üha suureneva võla kaasamisega. Skandinaavia ja Balti riigid on küll pistrikena silma paistnud, ometi on koorumas, et senisel moel pole võimalik jätkata, ei laiemas ega ka kitsamas vaates. Rootsi välisminister Maria Malmer Stenegard ütles otse ja ilustamata, et Põhjamaade senine teistest suurem rahaline toetus Ukrainale pole jätkusuutlik. Skandinaavia, kus elab alla 30 miljoni inimese, annab sel aastal kolmandiku sõjalisest toetusest, mida pakuvad NATO riigid, mille elanikkond ulatub peaaegu miljardi inimeseni. Stenegardi sõnul ütleb niisugune olukord õige palju selle kohta, mida Põhjamaad teevad, aga see ütleb veelgi rohkem selle kohta, mida teised ei tee. Jah, erinevatel andmetel on Rootsi alates 2022. aastast Ukrainale eraldanud ligi 10 miljardit eurot, aga ometi on see kõik olnud ju vabatahtlik ja eeldatavasti hästi läbimõeldud. Mille üle nüüd siis kaevelda? Kas süüdistada viletsat analüüsi, reetlikke partnereid või ehk mõlemaid? Ka Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik tunnistab hapult, et jälle on Euroopa sunnitud peeglisse vaatama ning tunnistama, et me ei ole teinud piisavalt. Kuigi viimastel kuudel on Balti riigid, Saksamaa ja ka mõned Põhja-Euroopa riigid oluliselt lisanud toetust Ukrainale ning suurendanud ühtlasi investeeringuid oma kaitsesse, ei ole see olnud kogu Euroopa ühine jõupingutus. Kaugel sellest. Raik nõustub, et üks peamine põhjus, miks ka USA praegu Euroopa lihtsalt kõrvale jättis, seisneb tõsiasjas, et Euroopa on nõrk ega ole piisavalt ühtne. Samas, väidetavalt saadakse liidu pealinnades väga hästi aru, et Ukraina toetamise lõpetamisel oleks kogu Euroopa julgeolekule katastroofilised tagajärjed. Teine tuntud süvariiklasest mõttekodalane Mark Galeotti vahendab ühe Briti diplomaadi vastumeelset tunnistust, et Trumpi rahuplaan võib praeguses oludes olla Kiievi parim lootus. See võiks pakkuda tee tapatalgude lõpetamiseks ja võimaldada keskenduda Ukraina ülesehitamisele. Autor nendib, et Ukrainalt oodatakse mitmeid järeleandmisi, millest osa on valusamad kui teised, aga ilmselt siiski paratamatud. Samas on piisavalt ka küsitavusi. Näiteks üks rahuplaani säte piiraks Ukraina relvajõudude suuruse 600 000 sõduriga, mida on märksa rohkem kui varasem rahuaegne suurus 250 000 ja tunduvalt üle 85 000 piiri, mida Moskva püüdis peale suruda 2022. aastal.
Briti kaitseministeeriumi analüütikute hinnangul ei suudakski Kiiev pikemas vaates niikuinii endale üle 500 000 mehelist alalist sõjaväge lubada ja seegi on pigem optimistlik hinnang. Seega jääb taas küsimuseks, kes selle eest maksma hakkab. Olgu öeldud, et mainitud number 600 000 on põhimõtteliselt samas suurusjärgus kui Ukraina relvajõudude hetkel sõjategevusega seotud koosseis. Paraku tundub, et seegi probleem soovitakse Euroopa maksumaksjate õlgadele asetada. Tuues ettekäändeks, et Ukraina sõjas lahingukogemuse saanud niinimetatud välismaa spetsialistid võiksid aidata Balti kaitselünki täita, saatis Eesti Kaitseministeerium mullu juunis kooskõlastusele kaitseväeteenistuse seaduse väljatöötamiskavatsuse, kus nähakse ette välismaa kodakondsete teenimisvõimalus kaitseväe rahu- ja sõjaaja ametikohtadel. Ehk siis läbi aegade parimas seisus Eesti kaitseväe aitab teravast personalikriisist välja vaid Ukraina leegion. Galeotti sõnul olevat üks Ukraina ametnik kohanud, et meie vaenlased on meid Trumpi ja Putini vahele lõksu ajanud. Samasugune ohe kipub vormuma mitmete teistegi kaine pilguga olukorda analüüsivate inimeste huultel. Sest ei pea ütlemagi, kes need vaenlased on. Need oleme ju meie, eurooplased, kes teeme suuri sõnu Ukraina võidule aitamisest, aga tegelikult soovime palju kaugemale ulatuvate ambitsioonide teenistuses Ukrainat ära kasutada. Milline nõuanne võiks päriselt Ukrainat aidata? Selle tõi oma hiljutises sõnavõtus taaskord selgelt esile professor John Mersheimer. Ta rõhutas, et Ukraina jaoks head lahendust enam laual ei ole ning valida saab üksnes väga halva lahenduse. Paraku on see lahendusega oluliselt parem kui kõik alternatiivid. Well, I certainly think from Ukraine's point of view, and I've been arguing this for a year and a half now, from Ukraine's point of view, the best thing would be to get on an airplane, go to Moscow, and work out a deal with Putin, where you accept the fact you have lost those 4 oblasts plus Crimea, that you can't be in NATO, you can't have security guarantees from the West, and you will not build a military that threatens Russia. And do everything you can, if you're Ukraine, to make sure the Russians don't take much more territory. If I'm a Ukrainian, my greatest fear is they're going to take Odessa, they're going to take Kharkiv, and a handful of other oblasts as well. And if I'm a Ukrainian, I want to prevent that. Furthermore, if I'm a Ukrainian, I don't want this war to go on because the end result is that more Ukrainians are going to die. I have been arguing for a long time that this is the smart strategy. Now, people will say, is this a good outcome, the one that I'm describing? No, it's a terrible outcome. What I'm suggesting Ukraine do, and what I'm suggesting the Europeans support the Ukrainians in pursuing, is a terrible outcome. But it is the least bad outcome. Because the alternative is the war continues, the Russians take more territory, and they kill more Ukrainians, right? And they have a greater incentive to turn Ukraine into a dysfunctional rump state, right? So I think the best alternative is to do that and for the Europeans to support them. But it is almost impossible for me to sell this argument. Hardly anybody wants to hear this argument. I find this hard to understand because I think it's just commonsensical. I think when you look at what's actually happening in the war, where things are headed, it makes sense to do what I said. And there are some Ukrainians, by the way, who accept this line of argument, but they're greatly outnumbered by the Zelenskys of the world. And certainly here in Europe, that kind of argument doesn't work. So I think the war will go on and it will end up as a frozen conflict. At some point, the Ukrainian military forces on the front line will be unable to continue the fight. And then the only interesting question is how much territory does Ukraine lose? And then because of Europe's deep commitment to remaining attached to Ukraine and bringing Ukraine into the alliance or giving Ukraine security guarantees, I think that for as far as the eye can see, you're going to have big trouble in Ukraine and in terms of European-Russian relations. Neil teemadel arutlemist jätkan oma tulevastes saadetes. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile rahulikku nädalavahetust.